meie nõuniku rollis ja pluss ka aitab läbi teiste ettevõtete leida uusi partnereid ja aitab ka meie rakendust testida. Et kas ootame veel paar minutit, tavaliselt inimesed jõuavad 5 minutit hiljem või alustame kohe? Mina alustaks kohe, sest ma arvan, need inimesed, kes on õigel ajal kohal, et ei ole mõtet neid nagu karistada ja tegelikult me ju lindistame ka, et kes siis algust ei kuule, et eks ta siis vaatab järgi, aga ma arvan, et alustame. No just, super. Et olen ka siin erinevatel hackathonidel ja webinaridel olnud, et pooled inimesed jõuavad tavaliselt 5–10 minutit hiljem, et sellepärast ka küsisin. Aga ma jagaks ka enda ekraani ja siis saame juba asja kallale asuda. Nii, kas on ekraan ilusti näha? Ja, on küll. Ja. Minu nimi peaks siin olema. Ja, on näha. Ja. Väga super. Et ma ei tea küll, kui paljud on Handysest enne kuulnud, aga loodame, et saame täna sellele ka mingi vastuse. Aga Handys kui rakendus, kui mobiilirakendus on siis ühelt poolt siis platvorm, mis ühendab pisitööde tegijaid, ehk siis elektrikke, torumehi, värvijaid ja muid spetsialiste ning teiselt poolt siis kas eraisikuid või siis ettevõtteid ja sealhulgas ka korteriühistuid. Et sinna suunas me oleme nüüd selle suuna võtnud, et see on Handysest lühidalt. Aga teemad, mida me täna puudutame, et meie selline webinar on jagatud 2 plokiks. Teisijärgu teeme Handysest sellise natukene süvitsi mineva tutvustuse, et saame täpsemalt aru, mis Handys üldse on ja sealt edasi liigume siis teises plokis meie rakenduse tutvustuse juurde. Et kuidas te saate korteriühistuna selle rakenduse endale nii-öelda abiks võtta ja mis sammud peab siis selle rakenduse kasutamiseks läbima. Aga enne seda, kui asume pikema jutu juurde, et kes ei ole veel teinud, kes ei ole veel Handyst uurinud, siis proovige ka rakendus alla laadida, et selle saab alla laadida Google Playst ja App Store'ist, kellel on siis iOS või Apple, need saavad laadida selle alla App Store'ist, sest et teise ploki juures on hea, kui on juba rakendus käes ja saate ise ka siis vahetult nii-öelda proovida, et siis tekib ka rohkem küsimusi ja saate rakendusest parema pildi ette. Et ma annan siin paar minutit, et saate oma mobiilidest need üles leida. Et Handys rakendust veebist kahjuks ei leia, et hetkel leiabki ainult mobiilist ja see ongi sellel põhimõttel, et kuna kogu elu liigub mobiili, et siis ka meie läheme selle trendiga kaasa, et kõik peaks lõpuks olema taskus olemas. Kui kellelgi tekib rakenduse allalaadimise kohta küsimusi, et siis võib kohe teada anda. Pluss siis küsimuste koha pealt ja Evelinil on küsimus. Võib julgelt küsida, saab, ja siin pakub mulle kiiresti 2, üks on Handys Lifestyle ja teine on Handys tegija. Just, Handys tegijad teie alla laadige. Võite seda pärast, aga Handys tegija ongi just siis teenusepakkujatele, et kes saavad teenust pakkuda läbi Handys platvormi. Et see on sama nagu Bolti taksojuhtidel on üks äpp ja Bolti klientidel on teine äpp, et ka meil on siis Handys lilla logoga on see õige, mille te peate alla laadima. Kas võib ka küsida? Ma ei oska näppu panna kuidagi püsti, aga ma panin mikrofoni sisse. Mina panin sellest Google kirjutasin sisse nagu selle Play poe tahtsin võtta ja nüüd on Google Play Games, Google Play Service, mis ma nüüd edasi pean tegema? Google Play Store peaks olema see rakendus, kui Google Play tegelikult peaks olema ka kõigil telefonides olemas ja Google Play kaudu. Samuti tegelikult, kui te lisate Google'isse otsingusse Handys rakendus. Sinna ülerea peale, jah. Just, et siis viskab ka Google Play lingiga ette. See on NT
IES vist oli, jah? Just, nagu siin all ka lingil, või tähendab all ka nurgas on näha mu presentatsioonil. A-ga mitte, ja oot-oot. Siis on, ma teen nii, ma korra lõpetan ka jagamise. Võid Toomas seda ka chati kirjutada neile. Ma mõtlesingi, et ma panen lingid chati nii App Store'i kui Google Play. Siis isegi need, kes nagu hiljem tulevad, nad saavad aru, et mis seal nagu toimunud on. Ja, just. Ja, see on väga hea. Ja praegu esialgu keskendume siis sellele lillale versioonile ehk Tellija äpile, et seda tegija äppi, seda pärast tutvustama, aga esialgu keskendume selle lillale sellele, kuidas teid tellida. Kas selle installi peale peaks ka vajutama või? Ja, just. Et siis saad rakenduse endale telefoni. Ja kes tahab nüüd vaadata, siis tegelikult Toomas pani teile ka sinna chati selle, et siin all on selline väike koht nagu chat, et sinna tekkis teile, et seal on keegi teile kirjutanud, et sealt saab ka seda üle vaadata siis. Ja kohe lisan Apple'ile ka. Nii, nüüd on mõlemad lingid chatis olemas ilusti, et saate ka jooksvalt siis nende peale vajutada, et sealt saategi siis selle rakenduse juurde. Ja saate sealt selle alla laadida, installida ja ärge veel registreerimist tehke. Te võite küll teha, aga me jõuame ka registreerimise juurde siin jutu jooksul, nii et saame kõik punktid ükshaaval läbi käia. Nii, aga Angeelika, mis sa arvad, kas anname veel aega või liigume edasi? Ma annaks natuke äkki aega veel, et võib-olla sa räägid, me vaatame, mul mingi 4-5 inimest alles tulid sisse, et võib-olla sa lühidalt ütled uuesti veel ära, mis sa tegid nagu ja et lihtsalt korraks üle veel. Ma jagan ekraani uuesti, et siis pilt ka ees. Aga jah, tere kõigile, kes veel liitusid. Et räägime täna Handys rakendusest. Handys rakendus siis ühelt poolt ühendabki töötegijad, ehk siis kas siis torumehed, elektrikud, värvijad, viimistlejad või kõike, mida siis korteriühistul või ka tegelikult ka eraisikutel korteris läheb vaja. Ja teiselt poolt siis ongi nii eraisikud kui ka ettevõtted, et kellel neid abikäsi pidevalt vaja on. Ja praegu on teil ka ees siis Google Play ja App Store, ehk siis need on kohad, kus saab Handys rakendust alla laadida. Ja kui te Google Play'sse või App Store'i lähete, siis minge ja jälgige, et see oleks lillat värvi siis logo, mille alla laadite. Et meil on ka Handys tegija rakendus, mis on oranži värvi, aga see on siis teenusepakkujatele ja seda saame ka pärast tutvustada, aga täna keskendume just sellele lillale rakendusele ehk siis kliendi rakendusele, kus te saategi neid töötegijaid leida. Just Angeelika pani ka kommentaari chati ja chatis on ka lingid, et mille kaudu te saate nende siis äppideni jõuda kiiresti. Kui on kellelgi küsimusi, siis võite julgelt küsida. Küsija suu võite lööda. Et võite juba praegu küsida, muidu meil esimese ploki lõpus, kus me oleme Handise tutvustuse ära teinud, et siis on ka võimalus küsida lõpus, siis on pikem küsimuste voor. Aavo Seeglik, mul on küsimus. Mul on tavaline nuputelefon ja see ei ole siis minu jaoks, eks ole. Tõesti, et
telefonidel rakendus ei ole ja nõuabki nii-öelda nutitelefoni. Et kui teil on aga kellelgi lähendasel olemas või on näiteks korteriühistul kellelgi teisel nuputelefon, et mille kaudu on võimalik nii-öelda Handis rakendust tellida, siis see nõuab nutitelefoni. Aga ma arvan, et kõik on nii-öelda õppimiseks. Et ka mu isa, kes on ka circa seal üle 70, et ka olnud väga siis, kuidas öelda, lojaalne nuputelefonile. Et ka vahetas nüüd eelmine aasta nutitelefoni peale ja ütleb, et või küsis, et miks ta seda varem pole teinud ja miks keegi pole varem nii-öelda suunanud teda sinna poole. Et võib ka nutitelefoni peale mõelda, et tuleb palju rohkem võimalusi kohe juurde. Kahjuks need arendused liiguvad selle nuputelefoni pealt just nutitelefoni peale. Meil vahepeal tuli chatis selline küsimus, et kas veebikeskkonnas ei ole, et sa küll vastasid korra, aga sa võid korra siis veel öelda, et kas veebikeskkonnas seda võimalust ei ole? Just, et veebikeskkonnas seda võimalust kahjuks ei ole, et me oleme just võtnud suuna selles suunas, et pakkuda seda läbi telefoni ja seda just sellel samal põhjusel, et nagu Varvale mainisin, et kõik liigub sinna nutitelefoni suunas ja kõik liigub siis nii-öelda taskusse. Et lõpuks ongi võimalik siis kiirelt ja lihtsalt leida telefonist see lahendus, et nagu on Boltiga leiab transporti, leiab süüa, Boltiga samamoodi saab ka juba poest tellimusi teha, et siis ka sellise töömehe või abikäe leidmine peaks lõpuks sinna mobiiltelefoni liikuma, et seda ka turg just näitab ja sellepärast me sinna ka liikusime. Laadisin App Store'ist alla, aga panin meiliaadressi sisse ja panin enda salasõna logi sisse, aga ei logi kuhugi. Kas ta viskab mingi errori ka ette? Ei viska. Okei. Ei saagi aru. Mis lõpuga see meil muidu võib olla? Et kas te panite logi sisse või registreeri? Gmail.com on. Okei, kas te panite logi sisse või registreeri? Et seal on 200 nuppu oli alguses. Ja võib-olla, et ma pean tagasi minema seda. No ma ei tea. Just, et logida saate teha otse siis, et kui olete juba nii-öelda registreerinud. Ja, võib-olla ma läksin siis valesti. Et saame selle registreerimise juurde ka sinna lõpupoole nii-öelda jõuame või teises blokis. See nagu, see teie tutvustus alles tuleb selles suhtes, jah? Ja, et jõuamegi teises blokis. Ma tormasin ette, vabandust. Ei ole hullu, loomulikult võite juba katsetada, et kes soovib. Teeme selle kirjelduse ka. Küsimus tuli Evelinilt. Kas mobiili ID-ga ei saa sisse logida, et peab salasõna iga kord meeles pidama? Jah, et saate nii-öelda salasõna meeles pidada, aga samas ta on ka nii-öelda Google'iga ühendatud või siis nii-öelda Apple'i puhul Apple'i meiliga iCloudiga, et saab otse siis ka Google'i meiliga pärast registreerimist siis sisse logida. Et küll, et kui te olete Google'i meiliga sisse loginud, et siis, või registreerinud, siis saate Google'i meiliga ka nii-öelda sisse logida otse. Marel on ka küsimus. Mare võib julgelt võtta mikrofoni maha, ma usun. Panen sisse, jah. Tähendab, mina sain selle installi rohelisega. Panin H-tähe, siis on installi, aga panen installi, siis ta keerutab ringi, jõuab jälle samasse kohta tagasi ändi ees. Jälle lilla H-täht ja jälle installi. Et ma ei saa aru, kus ma selle sõna pean panema, mis see salasõna on. Kas teil nii-öelda panite installi ja mis ta järgmisena nii-öelda näitab seal? Kui ma panen installi, siis ta võtab selle lilla H-tähe ja keerutab selle ümber. Keerutab 15%, 32%, 47% ja siis tuleb jälle sama seis ette. Ütleb jälle, et installi. Ja ta ei näita teile, et ava või open? Vaatan kohe.
rakendust ei saa installida, proovige uuesti, kui see ikka ei tööta, vaadake levinud viise, kuidas probleem lahendada. Ei tea. Saatke tagasisidet ja selge on, paneb variandid. Okei, et see võib olla mobiiliseadistuste probleem. Et ma küsin siinkohal, kas teil on Android või on iPhone? Ei, iPhone ei ole, mul on see Samsung mingi S7 vist. Okei. Ja nüüd küsib tagasisidet, kui tohite tagasisidet soovime arvamust kuulda, kuid ärge jagage tundlikku teavat, kes on küsimusi, õigusalaseid mure, proovige kasutada abi, ekraanid ja meil midagi muud. Okei, et seal võib olla küsimus nii-öelda Google'i nii-öelda settingutes. Ma panen siia meili ka, et kui tekib probleeme sisse logimisel, siis olge hea ja kirjutage kohe sinna. Pluss võite ka mingi pildi lisada juurde, kui on võimalik ekraanikuva näiteks. Panen selle meili aadressi chati. Nii, Kristil kõik toimib. Ja Mare, kas tekkis selle küsimus või? Ei, seal samas ma olen, kus ma ikka olin. Okei. Ja kus ma selle meili aadressi, selle ma kirjutan hoopis meilidesse siis. Jaa, otse meil. Täpselt, jah. Et siis me saame tegema. Aitäh. Ja, palun. Nii, Angelika, kas jätkame või on kellelgi veel küsimusi sisse logimisel? Ma arvan, et me võime jätkata, sest ma saan aru, et tegelikult seda registreerimist ja seda te ka tulevikus räägite ja kui pärast seda kõike juttu ikka kellelgi on veel probleeme, siis me saame selle juurde tagasi tulla, aga ma arvan, et nüüd me võime küll edasi minna. Ja, et see on super, et see ongi hea, et me saime kohe selle aia maha joostud, et see rakenduste nii-öelda allalaadimine, et ongi, et kellel on veel nuputelefoni ja kellel näiteks ongi mingid seadmed nii-öelda valed, et see võibki aega nii-öelda võtta. Aga jah, et kui tekib mingid küsimusi, siis support@handis.com, et seal saame neid vastuseid leida. Aga lähme meie edasi, meie presentatsiooniga ja võtame ette siis nii, ma loodan, et liigub. Võtame ette selle probleemi, et mida siis Handis nii-öelda tahab üldse lahendada. Et antud artikkel, mis siin nii-öelda presentatsioonil on välja toodud, et see on juba aastast 2015, aga küsitlused, mis me nii-öelda oleme nüüd läbi viinud nii korteriühistutega, ettevõtetega, eraisikutega, toovad ikkagi selle sama probleemi välja. Et väiketöödele ei leia kas siis kvaliteetsed tegijad või need tegijad on jube kallid. Näiteks keskmine pisitööde nii-öelda ettevõte, mis me oleme oma nii-öelda turu-uuringuga välja toonud, et keskmine pisitööde ettevõte, siis ettevõte, kui sa ütled tunnihind, oli siis seal 30 eurot või isegi rohkem. Aga sinna hulka ei olnud arvatud sisse siis nii-öelda väljasõidutasu, mis on tavaliselt 40 kuni 50 eurot. See tähendab, et ühe väljasõidu eest tuleb ja teeb sulle siis väiketööde tegija kuskil 80 eurose arve. Tavaliselt see töö võtabki kuskil tund aega ja see on meeletu kulu. Ja miks see niimoodi on? See ongi just sellepärast, et väiketööde ettevõtjad hoiavad inimesi palgal ja kuskilt on vaja see nii-öelda palgaraha ka lõpuks tagasi teenida. Et meie nii-öelda võtamegi eesmärgiks just leida või saada see nii-öelda hind alla ja leida või anda võimalus leida see tegija nii kiiresti kui võimalik. Aga siinkohal ma viskan chati ühe lingi uuesti. Lõpetan korraks jagamise. Ja ma annan teile võimaluse nii-öelda, kes tahab vastata, kes ei taha, et vastata küsimusele, et kes tegeleb haldustöödega teie korteriühistus ja mis ma selle all mõtlen. Mõtlen just seda, et kes reaalselt siis selle nii-öelda vastutuse võtab, et saakski näiteks see muru niidetud, trimerdatud,
ja saaks näiteks mingi aia korda, ukse korda, juhtmed ära vahetatud, et kes selle nii-öelda vastutuse võtab. Et meie oleme nii-öelda oma küsitlustes, see on nii-öelda üks küsimus, mis me oma küsitlustes küsime ja me oleme saanud väga huvitavaid vastused, et ma viskan siia chati ka kohe selle lingi ülesse. Korraks lõpetan jagamise ka. Nii, nüüd peaks olema chatis olemas, et saate sinna peale vajutada ja siis üks küsimus seal ongi ainult ja saate siis oma vastuse panna, et siis saame koos vaadata neid tulemusi, siis saame seal ka natukene kommenteerida. Et ma enam-vähem juba aiman, millised vastused seal võivad tulla ja saamegi kohe näha, kas see vastab ka tõele. Toomas, seal on üks küsimus, et mis tähendab sõna tegeleb? Ta korraldab või teeb? Ja, et see ongi see, et kes siis tegelikult nii-öelda vastutab. Ütleme, et kellel on see vastutus antud. Et meil on see küsitlustest ongi välja tulnud, et korteriühistul seda reaalselt nii-öelda vastutajat tihtipeale ei olegi. Et ongi, kas keegi korteriühistu juhatuse liige on siis nii-öelda, või tähendab kojamees on pandud juhatuse liikmeks ja siis kojamehele siis makstakse sealt ka tasu. Et väga huvitavad vastused on tulnud korteriühistute poolt nii palju, kui me neid küsitlusi oleme teinud. Ja tihtipeale on see ka lihtsalt keegi korteriühistu liige, kellel ongi seal kuldsed käed nii-öelda ja siis tuleb ja aitab mingid abitöid teha. Et ma panin ka siia nii-öelda vastuste arvud, teil on vist see pilt on ees ka. Okei. Et siit on juba näha, et korteriühistu juhatuse liige. Et pärast küsimuste voorus me saame seda teemat täpsemalt arutada, aga nagu näha, arendajad ei ole üldse välja toodud, et uuematel kortermajadel me juba teame, et aga arendajad võtavad mingisuguse vastutuse sealt. Ootan veel 30 sekundit, et kas tuleb veel vastused juurde. Kas keegi tahab kommenteerida ka, miks ta just näiteks sellise vastuse pani, näiteks korteriühistu juhatuse liige, ma teen siin kiire küsimuse, kohe küsin, et mida te selle all mõtlete, mida korteriühistu juhatuse liige või kuidas te selle lahendanud olete, mida korteriühistu juhatuse liige selle haldustöödega teeb, kas ta lihtsalt vastutab, et otsib abilise või ongi korteriühistu juhatuse liikmeks pandud selline isik, kes ongi siis sellise kojamehe või siis sellise töömehe rollis. Korteriühistu juhatus peab neid asju tegelema nende töödega, et leiab tegijad, kindlasti ta ise neid kõiki asju ei tee, võib-olla mingi pisiasi ainult, aga juhatuse liikmel on vastutus pandud. Et ja, siin nii-öelda chati on ka tulnud ja, et otsib vajaliku töö tegija. Et tema vastutab, et see töö saaks tehtud, kõik haldustööd, mis vaja. Okay. Nii, aga saime need vastused kätte küsimuste voorus, siis lõpus saame veel seda teemat arutada. Et mis ma siit ka näen, et see, kes oskab
korteriühistu liige, tubli töömees, et see just tekitab väga palju küsimusi ja samamoodi ka palgatud töömees ehitusfirma. Et neid saame siis täpsemalt veel arutada. Aga lähme meie edasi. Ja lähme edasi siis Handise tutvustusega, et mis me sealt kokku oleme tulnud. Et mis me ise näeme, et Handis on siis ja kuhu me tahamegi jõuda ja kuhu me arvame, et oleme ka jõudnud, et on lahendus leidmaks siis kiirelt ja soodsalt siis usaldusväärseid abikäsi ja juriidilisi probleeme sealjuures ei pea siis kartma. Et mis ma nende punktide all mõtlen? Mõtlengi seda, et ühelt poolt Handis on siis keskkond, mis aitab raha säästa. Et seda just selles võtmes, et nagu ma ka eelnevalt mainisin, et sul ei ole vaja teha kallid lepingud siis halduspartneritega, sest et neil on väga kõrged vahendustasud või siis leida ka kiirelt mingi pisitööde tegija, kellel on ka suured vahendustasud. Näiteks kui ongi vaja muru niita või on vaja mingit elektritööd teha või sandtehnilist tööd teha, siis Handise platvormilt leiab kiirelt lahenduse. Ja Handise platvormil on siis meil toodud tegijad välja, et kellel on juba äpp ees, saab seal juba natukene ringi surfata, aga et seal on toodud siis välja tegijad tunni hinde alusel. Et meie omalt poolt määrame ära limiidi, et kui kõrgele võib tegija hinnaga minna ja samamoodi määrame ära ka sellise alumise limiidi, et ei hakataks turgu solkima. Et proovime leida sellise kuldse kesktee ja see tunni hind tegelikult on ka siis kliendi kaitseks, sest et see läheb kokku viimase punktiga, mis siis näitab ära, et sul on olemas ka tööaja kontroll, et sa saad lõpuks reaalselt näha, kui palju ta seda tööd tegi ja ka kontrollida seda töötegijat. Ja samamoodi, et ega ta ei ole seda tööd või kella varem käima pannud või siis mingeid muid trikke seal teinud. Ja siit liigume kohe edasi riskide maandaja juurde. Et Handis kui riskide maandaja, et me näeme enda suurt rolli just selles, et me aitame seda riske maandada tegijate taustakontrolliga. Et meie töö ongi uurida tegijate tausta, enne kui nad saavad üldse meie platvormil tööd teha, et oleneb muidugi tööst, et näiteks elektritööde puhul korsta pühkimine või muu selline tehniline töö, et nende puhul on väga tähtis, et sul oleks olemas ka kutsetunnistus ja seda siis koostöös kutsekojaga ka me kontrollime. Et kui te lähete näiteks Google'isse või Facebooki või sõbralt küsite nõu, et kes sul sellise seina ära värvis või kas oskad soovitada, kes oskaks seal korteriühistus mingi kiire töö ära teha, siis tihtipeale see kindlustus puudub, et nendel väike ettevõtjatel endal see kindlustus puudub, et kes tavaliselt neid pisitöid teevad, sest et suur ettevõtted nende pisitöödega ei hakka vaeva nägema, et nende tasu on sealt liiga väike. Aga meie oma platvormil koondamegi siis kokku erinevad tegijad, teeme neile taustakontrolli ja siis vastavalt aladele ka jälgime kutsetunnistusi. Samamoodi jälgime me ka kriminaalregistrit, et kui tegemist on meie platvormil siis kriminaalkorras karistatud isikuga, siis meie platvormile tal kohta ei ole. Et siin me tegeleme siis sellise pistelise kontrolliga ka veel hiljem juurde. Ja riskide maandamise koha pealt, et puuduvad juriidilised riskid, et see läheb ka siis kokku selle kindlustuse punktiga. Et puuduvad juriidilised riskid just seetõttu, et nagu ma mainisin, et kui te Facebookist või Google'ist kellegi leiate, et teil tihtipeale ei tehta mingit lepingut, et ei jäägi märki maha, et kui tegija tuleb ja lõhub näiteks mingi asja ära või ilmugi kohale, et siis ongi see tegija tihtipeale kadunud, et kes seda pisitööd muidu tegema peab. Aga meie seome tegijad ära meie platvormiga ja nii, kui te tegija tellite, et siis jääb ka sellest märk maha, et te olete seda tegijat tellinud.
ja samamoodi kindlustus sinna juurde, et erinevate kindlustuspakkujatega me oleme hetkel nii-öelda läbirääkimis ja maikuu lõpuks peaks jõudma ka kindlustus meie platvormile, et kus siis tegijad või siis töö on nii-öelda kindlustatud, et kui tegija tuleb mingit tööd tegema, lõhub näiteks seina ära, jookseb ukse maha või mida kõike võib juhtuda, et siis see töö on nii-öelda kindlustatud ja sellepärast ei pea muretsema. Nii ma korra vaatan chati, väga palju küsimusi on tekkinud, aga Märt juba vist vastab, väga super. Et pärast saame küsimused võtta siis ka nii-öelda detailsemalt ette, et saame natukene arutada nende teemad üle. Aga ma liigun siit edasi 3. punkti juurde on lihtsus, et meie platvorm kaotabki ära sellise bürokraatia, et maksmine toimub automaatselt. Eelnevalt tuleb muidugi registreerida ja siduda enda korteriühistu meie profiiliga ära, meie platvormiga ära, enda profiiliga ära ja näiteks ongi, kui tellite mingi töömehe, töö on lõpetatud, siis tuleb automaatselt ka arve siis korteriühistu meilile või siis korteriühistu juhatuse liikme meilile, et oleneb, mis meilide nii-öelda sellele profiilile lisata. Et samamoodi, kui te soovite nii-öelda eraisikuna tellida, et siis ka samamoodi, et see ongi just sellepärast, et jääb märk maha ja teha kõik nii-öelda võimalikult lihtsaks. Et ei ole vaja arveldada sularahaga, vaid paari nupuvajutusega, siis see töö on sul juba tehtud. Et Märt võib hiljem ka seda teemat nii-öelda kommenteerida, et Märt on üks siis osapool, kes ka siis just seda business poolt ja ka kliendi poolt oma ettevõttega nii-öelda testib, et meil on juba ka mitmeid ehitusettevõtteid siis meie rakenduses, kes samamoodi vajavad sellist kiiret abikätt oma ehitusobjektidele ja leiavad seda läbi andis, et seda lihtsuse võlu, ma arvan, Märt saab kõige paremini pärast kommenteerida. Ja siit edasi liikudes sealt lihtsusest, lihtsus tähendab ka nii-öelda aja säästmist, et sul ongi töömees taskus, sa ei pea helistama läbi mitmeid nii-öelda siis töömehi, samamoodi sa ei pea kirjutama pidevalt või siis uurima oma tuttavatelt või Facebooki gruppidest, et kes saaks selle töö ära teha, siis rakenduses on nii-öelda kõik olemas. Ja rakendus kõiki neid punkte ka nii-öelda järgib. Nii. Märt juba jõudsalt kommenteerib, aga Handise nii-öelda tulemustest ka, et Handis ise on 3 aastat vana ettevõte, et kui ta esialgu siis keskenduski just tavaklientidele, kellel oli mingit abimest koju vaja, siis nüüd viimase 1,5 kuu jooksul siis lähtuvalt siis tungivast nõudlusest me olemegi liikunud korteriühistute poole, ehitusettevõtete poole ja samamoodi tegelikult ka haldusettevõtted, kellel on pidevalt mingeid abikäsi vaja, kellel on vaja muruniitjad, kellel on vaja mingit elektritööd ära teha, et neid kliente või kliendigruppe oleme siis järjest nii-öelda laiendanud, et siin New Taskers või siis rohelisega märgitud näitab ära, et kui palju tegijaid on järjest juurde tulnud, et veebruaris on näha nii-öelda suurt tõusu, et seda just sellepärast, et siis me tulime ka enda uue rakendusega välja. Ja see on korteriühistutel ilmselt üks tähtsamaid graafikuid, et see näitab siis, kus meie teenusepakkujad meie platvormil leitavad on. Et nagu näha, siis Harjumaa ja Tallinn on kõige siis kaetumad, et siin on ka kõige rohkem nii-öelda tegijaid ja no varsti võib-olla on nii, et naljaga pooleks, et kogu Eesti, eks ole, koondub siia Tallinna ümber, aga nagu me tegelikult kaardilt näeme, et nii ei ole, et ka Tartus, Pärnus, et suurlinnade ümbruses pluss ka Rakvere ja Paide, et leiab päris palju tegijaid ja samamoodi nagu näha, siis on juba kogu Eesti nii-öelda vaikselt kaetud, et siit ka korteriühistutele selline palve, et kui te näete rakendusest, et teie piirkonnas ei ole tegijaid,
siis andke meile sellest julgelt märku, sest meie töö ongi leida see kvaliteetne, usaldusväärne, ilma siis mustade plekkideta nii-öelda kuskil minevikus selline usaldusväärne tegija ja pannagi ta sinna platvormile, keda teil oleks võimalik ka nii-öelda pidevalt tellida. Et meie tegijate siis arv pidevalt suureneb ja tegijate siis ka nii-öelda haare, et kui kaugel nad on või kus kandis nad oma teenust pakuvad, et see ka nii-öelda järjepidevalt siis täieneb. Nii, ja siin on meie siis küsitlust tagasiside, et mida on siis meie küsitlustest siis välja tulnud. Et ma kohe võtan selle kätte, kõigepealt vaatan chati, chat vilgub, et äkki on siin midagi põnevat juba. Märt vastab niimoodi jooksvalt. Märt vastab jooksvalt. Ta on võtnud ilusti üle selle sealt. Märt on administraator, see on super. Väga hea. Siis ma seal chatil pikemalt ei peatugi, et Märt on väga aktiivne seal. Kellel on küsimusi, võib chati kirjutada kohe küsimuse ja Märt annab vastuse. Aga liigun tagasiside juurde, et mis me leidsime siis küsitlustest korteriühistutele, et mida annab Handis korteriühistutele, et millise järelduseni me jõudsime ja et siin on ka välja toodud siis esimesed korteriühistud, kes siis meie teenuseid on juba kasutanud, et millised plusspunkte nad nägid. Et esimese plusspunktina ongi see, et ei ole vaja tellida siis või vaja siis kallist haldusfirmat, kellega leping sõlmida ja samamoodi te saate tellida ka eraisikud spetsialiste. Et seal järgmise slaidi juures ma jõuan ka selle punktini, et kuidas saab üks juriidiline isik tellida eraisikutest spetsialiste appi. Aga kohe jõuan ka selle punktini, et siin on riigil ja EMTA-l on üks siis erand tehtud jagamisplatvormidele. Aga teise plusspunktina toodi välja, et ei ole vaja hoida kedagi palgal, et ei ole vaja sellist töömeest, keda lisada näiteks korteriühistu juhatusse või hoida kuskil pideval valmisolekus, vaid sa tellidki abilise siis, kui sul teda reaalselt vaja on. Samamoodi ei pea kulutama aega abilise leidmisele, ehk siis see sama punkt, et ei ole vaja Facebookis või Google'is surfata, et sa ei pea tegema siis mitmeid kõnesid, et lõpuks leidagi see abiline endale, kes selle lihtsa töö ära teeb, et eriti suveperioodil, kus ehitajatel on käed-jalad tööd täis, et ei ole nii lihtne seda abikätt endale leida. Ja samamoodi, kui teil ongi näiteks keegi kuldsete kätega abimees, et Tulbi korteriühistu, siin kommentaar on ka all, et Tulbi korteriühistu näiteks kasutas seda võimalust, et neil oli kuldsete kätega siis korteriühistu liige, kes oli valmis seal erinevaid töid tegema ja keda hoiti ka seal ühistu palgal, ühistu juhatuses ja saigi selle isiku tegelikult lisada Handis rakendusse ja teda hoopis sealt kaudu tellida. Ja tellida siis, kui teda vaja oli. Et see toodi ühe plusspunktina või mitme plusspunktina ka siis välja. Ja samamoodi ei peagi muretsema seesama juriidika, et ei pea muretsema lepingute maksete pärast, et meie muretseme ise selle pärast, et sellepärast see rakendus ka on, et muutagi see tellimine siis võimalikult lihtsaks klientidele. Nii. Ja maksud, regulatsioonid. Et ma ei tea, kas Märt on juba vastanud chatis nendele küsimustele, kuidas maksmine käib. Igatahes ma räägin selle üle. Et meil hetkel on 2 võimalust, et kuidas maksmine käib. Et mida on toonud osad korteriühistud välja, et neil on korteriühistu krediitkaardid või debetkaardid ja seda on siis võimalik siduda Handis profiiliga. Et ongi Handisel siis üks juhatuse liikme, korteriühistu juhatuse liikmest administraator
ongi siis näiteks juhatuse esimees, kes teeb endale Handis platvormile konto ja meie anname talle siis õiguse lisada see krediitkaart sinna ja samamoodi meie anname talle õiguse siis küsida ka seda ettemaksuarvet. Ehk siis ühe võimalusena on siis krediitkaart, kuidas on võimalik neid makseid teostada. Ja teine võimalus on ettemaksuarve. Et kui te teete me teeme ettemaksuarve, kui te selle ettemaksuarve tasute, siis samas summas me kanname ka profiilile siis Handis krediiti. Et näiteks ongi 400 eurot ja meie kannamegi siis seesama 400 eurot siis sinna Handis profiilile. Ja see 400 eurot jääb teile sinna nii kauaks, kui te soovite, et nii kauaks, kuni ta otsa saab. Ja siis hiljem on võimalik see järgmine ettemaksuarve vormistada. Et kui teil on siin mingid ettepanekuid, kuidas see makse võiks veel toimuda, et siis julgelt andke näiteks chatis märku või pärast saame küsimuste voorus arutada. Samamoodi võib, kes ei taha siin arutada, et saab tagasiside saata meil support@handis.com meilile. Et selle lisasin eelnevalt ka chati ja saan ka hiljem uuesti chati lisada. Ja maksudest, et maksud siis kannab töötegija ja siin ongi see EMTA erand just jagamisplatvormidele. Jagamisplatvormid nagu Uber, Bolt, Airbnb ja samamoodi ka siis Handis. Et see koht tekitab kindlasti raamatupidajates hulka küsimusi, et kuidas saab juriidiline isik tellida eraisikut ja et ei pea sealt pealt maksma mingi lisa makse, et ettevõtetel on see küsimus, et muidu nad peavad seal kinni pidama sotsiaalmaksu ja kõik muud. Et siis jagamisplatvormidel on see erand, et vastutab just seesama tegija, kas siis on ta näiteks taksojuht Bolti puhul või on siis Handise puhul seesama töötegija, et tema vastutab selle eest, et ta saaks oma tulud deklareeritud. Et see kohustus jääb siis tema kanda. Et selle kohta me võime pärast saata laiali ka siis sellise EMTA või siis riigiga tagasiside, mis me ametliku tagasiside, et kui see koht küsimusi tekitab, et pärast saame ka küsimuste voorus seda arutada. Ja ongi siis pärast töö tellimist tuleb siis arve automaatselt ka sinu sisestatud meiliaadressile, kas see ongi siis korteriühistu email või isiklik email. Nii. Ja esimene voor ongi sellega tegelikult läbi. Esimene esimene pool ettekandest. Ja kas teil on tekkinud küsimusi? Et ma näen, et chat huugab. Küsimusi on meeletult, aga saame ka tegelikult mõned küsimused juba siin läbi arutada, enne kui me siis rakenduse kasutamise juurde läheme. Või Märt, saad sa ise kommenteerida, mis küsimusi on tekkinud? Kõik, kes võivad chati jälgijad, saavad juba mingi aimduse. Jaa, ma olen kuuldel, jah? Jaa. Ma võtan jälle mõned asjad, vastan äkki siis laivis niimoodi ära, et ma nii kiiresti ei jõua kirjutada sinna, mul see klaviatuur natuke vahepeal muutub aeglaseks. Ma nagu nägite, ma siin vahepeal jooksin ära ka, et tegelikult on niimoodi, et meil täna 5.15 tuli kontorisse ka läbi platvormi tellitud maaler, kes siis meil 4 kohta kontoris värvib markertahvli seinad, et meil oleks parem siin oma märkmeid teha. Et sellepärast ma siin natukene nagu jooksen, aga meil on veebikeskkonnas on olemas, paned äkki siia chati, Toomas, meil selle veebikeskkonna lingi, vaata, meil on seal juhendid ka vist olemas, eks ju, selline basic tutvustus. Mainin siin ära, et veebis selline tutvustus on natukene aegunud, sest et täna just tuli rakenduse uuendus ka välja, et kus see business pool on natukene muutunud, aga see siis paari päeva jooksul peaks korda saama, et meil siin arendajad sellega tegelevad, aga ma panen selle lingi siia kohe.
Aga ma võtaks korraks et siin, kuna ma ise olen seda rakendust nüüd päris palju kasutanud ja ma arvan, ma olen seda siin tellinud nii omal ettevõttesse, tellinud Pärnus korteriühistule, kus ma läbi händisi nagu töömeest. Et ma olen nagu leidnud endale nagu väga lihtsa ja mugava nagu tööriista selles osas, et ma ei pea kutsuma kohale kedagi ettevõtet, et tehke nüüd see pakkumine või lepime mingis numbris kokku enne, sest kui ma ise töötan ka ehitussektoris, siis üks asi, mis ma olen aastatega selgeks saanud, on see, et pakkumispõhilisel tegemisel ei saa tegelikult mõlemad pooled kunagi nagu päris võitjaks jääda. Kas ehitaja paneb sinna nii-öelda või siis see tööde teostaja paneb selle endale soodsasse poolde või kui ta ei oska kõiki asju arvestada, siis ta pärast lõikab endale näppu ja sealt edasi võivad lahti rulluda hoopis teistsugused probleemid veel, et selline väike töödel ajapõhine tööde tegemine on ainu ja õige asi. Et kui mõni natukene mõtleb korra, et aga kuidas ma tean, et ta teeb head tööd, selle te näete ära esimese tunniga, eks ju, et kui ta tuleb kohale, ikkagi tööd ei oska teha, te võite ta kohe minema saata ja kirjutada meile ja me kanname teile kogu rahaga tagasi. Et selles mõttes on see võrdlemisi riskivaba nagu asi, et meie oleme händisena siin vahel see politseinik, kes siis püüab hoida selle asja nii-öelda hea tegijate jaoks, et nemad alati oma rahad kätte saavad, kui see töö on tehtud. Ja teine asi, et ka nagu kliendi kaitseks, eks ju, et kui see töö ära tehakse, siis me hoiame paar nädalat, hoiame neid rahasid kinni, et saab esitada reklamatsioone või mis iganes. Võib-olla on keegi jätnud kella liiga kauaks käima või igasugu asju võib ette tulla, eks ju, et siis need asjad saab nagu ära lahendatud. Siis üks oluline asi, mis siit välja tuli meie nagu KÜ puhul on see, kui me nagu leiame need eraisikud või leiame need siis kas platvormilt või minu puhul ma leidsin tegelikult ise KÜ-st tubli mehe ja ühe sandtehniku nagu linna pealt lihtsalt, kellel ma lasin need platvormid alla laadida, tegija platvormid ja hakkasin lihtsalt nii-öelda neid sealt kaudu tellima. Üks asi on see, et ma saan raamatupidamisdokumendi arve, ma ei pea sõlmima mingisuguseid tööde lepinguid. Ja teine asi on see, et ma ei maksa käibemaksu selle peale. Ehk et kui ma tellin ettevõtted, mul on alati käibemaksu otsas, aga me ise ühistud ja enamus Eesti ühistud ei ole käibemaksu kohustuslased, siis läbi selle rakenduse on odavam maksta isegi vahendustasu platvormi siis nii-öelda platvormile kui käibemaksu. Et see on päris huvitav nagu nüanss selle asja juures. Ja kui ma ise leian nagu head inimesed, keda ma tahaks tellida, kes töötab võib-olla mõnes teises ettevõttes või mis iganes, siis mul on tegelikult võimalik suunata nad ise ka siia platvormile ja ma saan lihtsalt seda platvormi kasutada nagu tellimise jaoks. Et hästi hea, mugav, ma panen oma töö üles, panen kirjelduse, teen pildi, saadan talle ja pakun talle välja 3 aega, kui tal ükski aeg ei sobi, ta võtab ise selle töö, pakub ise seal mingisuguse aja välja ja tuleb ja teeb selle asja ära, et selles mõttes ma olen leidnud äärmiselt nagu mugava asja. Nii oma KÜ isiklike asjade kui ka ettevõtte juures siin jooksvalt meil siin kontoris näiteks on midagi vaja nagu ümber teha või midagi nagu parandada, siis saame siin nagu seda hästi kasutada. Siis üks asi, mis me oleme nüüd veel händise puhul nagu mõelnud ja vaadanud on see, et kui nüüd osad KÜ-d, kes paiknevad sellistes piirkondades, kus ongi teenusepakkujaid on vähe ja võib-olla ei ole paljud huvitatud sinna nagu üldse nagu teenust osutamagi, siis kui on sellised, on kellelgi sandtehnikut vaja või ma ei tea, koristusteenusega võib-olla lihtsamaga või elektrikut või kedagi sellist, siis saadki lihtsalt meile kiri ja me püüame äkki ise leida nüüd sinna siis selle isiku. Et see on nagu üks asi, mida me oleme nagu ka mõelnud. Ja teine asi jällegi, kui te ka asute kusagil natukene hajaasustuspiirkonnas, eks ju, siis võib-olla küla pealt leiab ka asjalikke inimesi, kes on küll eraisikud, aga jällegi läbi meie platvormi on võimalik neid nagu kasutada, ilma et peaks nendega selliseid töövõttu või töölepinguid sõlmima, millega kaasnevad nagu omaette bürokraatia ja sellised kohustused nagu KÜ-le, mida võib-olla nagu isegi ei ole võimalik nagu võtta. Siis
siis oli siin jah, Toomas vist rääkis juba sellest, et kuidas nagu kontrollime tegijaid, et kui nüüd võtta suvaline, ma ei tea, soovist otsida või helistada mõnele suvalisele väikeettevõtjale, ega see täpselt ei tea, kes teil sinna koha peale nagu tuleb, aga meil vähemalt mingisugune nagu kontroll ja pide nagu nende isikute üle, kes meil platvormil nagu tööd teevad, ikkagi on nagu olemas. Ja see ei pea piirduma üldsegi see tööde tellimine nüüd ainult selle tunniajase tööga, eks ju, et need suured võidud püsivad ka pikemaajalisele, et ma ise tellisin 2-päevase töö, eks ju, meil tehti kuure remonditi KÜ-l, eks ju, niimoodi, et ta tuli 1 päev ennem lõunat tuli, tegi ära, pani oma äpi stopi peale ja järgmine päev tuli tagasi, lõpetas töö ära ja vajutas kinni, oligi okei, eks ju, et ise ma tellisin materjalid ja kirjutasin käppi, et palun minu poolt on puit ja kruvid, eks ju, et palun ülejäänud võtke ise kaasa, eks ju, et iga spetsialist saab aru, mida ta kaasa peab võtma ja lisaks on platvormil olemas ka suhtlusrakendus nii SMS-i näol, kui on tööl tellitud, on ka võimalik helistada, et täpsustada neid töövõtupiire, et mida täpsemalt oodatakse. Et selline nii-öelda jutt minu poolt. Nii, Toomas, võid jätkata. Nii, siin vahepeal on küsimusi ka tulnud. Üks küsimus oli jah, et kui palju maksab Handis kasutamise eest tellija ja teenuse pakkuja ja kuidas Handis oma töö eest tasu saab. Väga küsimus ja tellija ei maksa midagi lisaks. Et see ongi lihtsalt see sama tunni hind, mis siis töö tegija on oma platvormile siis pannud või välja kuvanud. Et vastasin ka siin chatis ja meie võtame siis oma summa, et siin platvorm üldse töötaks, võtamegi litsentsitasu siis teenuse pakkujalt iga tehtud töö eest. Ja võin ka siin protsendi nimetada, et minu arust see oli isegi meedias juba läbi käinud ja see litsentsitasu on siis 15% tehtud töö summast. Ma korra natukene täpsustan sellega üle, et meie võtame tasu, vahendustasu. Nüüd on sellised asjad ka, kui näiteks tegija. Ma olen ise kasutanud seda, et ma kutsusin tegija kontorisse kohale. Ma näitasin talle ära kõik asjad, mida ma tahan teha. Tegemist oli elektritöödega ja ütlesin talle, et aga mul ei ole mingeid materjali asju ja ta ütlesin, et palun too ise poest materjalid ja pärast ta pani täpselt kulu tšekkide järgi. Seal on üks lisarea koht, kus ta saab lisatasud lisada. Lisas need pärast siis tööde lõppu sinna lisatasu reale, eks ju, ja nendele materjalide eest meie lisatasu juurde kliendile ega sealt vahendustasu ei võta, me võtame ainult töö eest. Ehk et täpselt selle hinnaga, mis tegija need materjalid ostab, täpselt selle hinnaga teie need materjalid endale nagu saate. Et sinna keegi mingisuguseid vahendustasusid otsa panema ei hakka. Just. Ja liigume hetkel edasi. Et kuna meil pool sellist presentatsiooni on ees, me saame küsimuste juurde tagasi tulla. Ja võtan kohe uuesti presentatsiooni ette. Hetkel toas võib mingi ragin olla, et siin värvitakse seinasid. Aga ma loodan, et ei ole hullu ja ei sega. Handis töötab. See on päris hull tegelikult. On jah? Jah. Oota üks hetk, ma küsin, kaua võib minna? Ei, aga las ta tuleb teises kohas seni kaua. Nii, peaks olema müra kadunud. Ja võtan see näitab, et Handise töömehed on väga paindlikud ka ja arusaajad. Kõik on, rõhutame, et kõik on läbirääkimiste küsimus ka. Et kui seal koha peal olla just need samad lisakulud ja see sama tööaeg, et millal saab tulla. Et keskmine tööle vastamise kiirus on alla 3 tunni. Et see oleneb just tööst, et kiiremad inimesed seal vastavad sekundite ja minutitega. Et see oleneb piirkonnast ja tööst, et see vastamise kiirust veel kiiremaks saada, et siis me peamegi tegijaid üle Eesti juurde tooma.
Natukene korra lisan ka siia, et nende tegijate osas, et kui te tellite mõne tegija ära ja ta ei vasta nüüd mingi aja jooksul, siis see algoritm otsib teile sobiva tegija sarnase hinnaga ja küsib ka nende käest, eks ju, et suurendada seda võimalust, et ikkagi selle töö jaoks nagu soovitud inimese nagu leiate. Ja jällegi, see on selles mõttes ei kaasne sellega ju mitte mingisugust suurt kohustust, et kui inimene tuleb kohale ja ta millegi pärast ei kõlba teile, siis teda on võimalik alati ära saata. Ja ongi nagu sellega nagu kõik. Siin oli üks küsimus ka veel, et kas töötellija saab iga kord valida, milliselt arvelt tasu makstakse. See ongi täpselt nii, et see meie rakendusest registreerite ennast kasutajana ja ettevõttest kasutajad registreeritakse siis nagu meie siis business osakonda ja nüüd sinna selle äri või siis mitte äri siis või siis sinna KÜ juhataja ise määrab, kes saavad siis ka, millised isikud saavad KÜ töid nagu tellida, KÜ nagu kasutada, KÜ kaardi all. Et selles osas on meil nii tellijad kui tegijad, kõik on konkreetsed isikud. Selliseid subjektiivseid OÜ-sid või FIE-sid või asju ei ole, et iga kasutaja taga on ta siis tegija või on ta nagu tellija, on alati keegi konkreetne isik. Aga need isikud saavad lisaks veel esindada siis ka neid subjektiivseid isikuid, milleks siis on kas mittetulundusühingust korteriühistu või siis on mõni ettevõte ja nii edasi. Ja iga tellimuse korral te saate ise valida, kas ma tellin iseenda nimel seda tööd ja iseendale või ma tellin näiteks siis seda oma korteriühistule. Ehk et seda ja sealt saab ka valida selle, kes siis nagu maksab, et kes on nagu kasutanud nagu siin Bolti, eks ju, või ka Boltile on ka samamoodi on siis erakliendi pool ja siis ärikliendi pool, et meil on sarnane nagu lahendus sellele asjale. Just. Ja väga hea, Märt, et sa selle punkti ette võtsid. Nägin, et see küsimus ka just tuli. Et sinna me liigumegi, et ma näitangi seda rakendust nüüd natukene lähemalt ja seal ma näitan need pooled ära, et kuidas te saate tellida eraisikuna ja kuidas siis sellise juriidilise või subjektiivse kehana. Nii. Loodan, et pilt on näha. Märt saab kommenteerida. Pilt on näha, mina näen küll. On super, siis peaks kõik nägema. Nii, rakenduse kasutamine. Et ma loodan, et kes ei ole veel jõudnud, siis saab seda kohe teha. Saab rakenduse alla laadida. Et ongi, käime korra uuesti läbi, kuidas rakendust alla laadida ja samamoodi, kuidas siis kasutajat registreerida ja kõige tähtsam enda profiili täiendamine, et saaks siis korteriühistu enda profiiliga ära siduda. Või kui tahad tellida eraisikuna, siis saab ka seda teha, et käime need kõik punktid läbi. Aga kes ei ole veel jõudnud, et kellel eelmõrdi pooleli, siis saate rakenduse uuesti alla laadida. Et siin on need punktid nii-öelda välja toodud, et saab tellida App Store'ist. Et alguses, chati alguses on ka lingid. Angelika, mis sa arvad, kas ma viskan siia need uuesti? Võid korra visata, sest siin on nii palju asju juurde tulnud, et seda peab väga palju muidu scrollima, et kerima nii palju, et võid korra visata, kui sul on lihtne seda teha. Nii ma panen pause share, vaatame. Nii. Väga hea, sain chati ette. Scrollimist on tõesti palju. See on hea, et väga palju küsimusi on. Nii, ja ma kohe jõuan ka sinna. Ja kui rakendust alla laadite, siis jälgige, et see on see lilla rakendus, kus on Handys ja siis lifestyle äpi kategoorias peaks ta seal olemas olema. Et meil on ka Handys tegija rakendus, et mainin uuesti üle, et see ongi just siis teenuse pakkujatele, et see on siis oranži värv ja viskasin lingid uuesti ka chati.
saate sealt kohe üle vaadata. Aga et kui kellelgi tekib veel küsimusi, et praegu on õige aeg küsida, et muidu me jookseme edasi, et rakenduse allalaadimise kohta. Nii, aga hea, Sergei küsib väga hea küsimusi ja sinnani me kohe tegelikult ka jõuame, et kuidas saab siis korteriühistuid registreerida. Et see küsimus on, Sergei küsimus on, et kuidas saada 10 korteriühistut registreerida, on mul õigus. Sergei, võid chatis vastata. Sergeil on küll mitu ühistut, ma võin öelda, et ma eest, jah. Okei. Et sellega meie arendajad hetkel tegelevad. Hetkel, vaatan. Jah, Sergeilt sealt ka vastust ei tulnud, aga jaa, et mitme korteriühistu registreerimisega, et selle räägin ka kohe läbi. Aga kellel on rakenduse allalaadimisega veel küsimusi, et on viimased sekundid aega küsida, et siis me liigume edasi. Nii, tundub, et ei ole, aga lähme ja liigume edasi. Et kuidas siis oma kasutajat registreerida, et kui teil ongi nüüd rakendus alla laetud, rakendus on ka avatud, et siis on näha sellist pilti siin ees. Et siin on hetkel küll inglise keeles, et kuna panin just meelega selle inglise keeles, sest et tavaliselt on paljudel inimestel telefoni siis tavaline keel või regulaarkeel on inglise keel ja kui telefoni regulaarkeel on inglise keel, siis ta viskab ka selle äpi inglise keeles ette. Et siin esimesel pildil paremal üleval nurgas on näha English, et kui tahate eesti keelde panna, siis saate sealt ka kohe keelt muuta, millega siis edasi liikuda. Ja kui te olete nüüd selle esimese pildi ette saanud, et siin ongi sign in ja register eesti keeles, siis logi sisse ja registreeri. Ja kui te vajutate nüüd register nupu peale, et esimesena vajutage alati register nupu peale, et kui te esimest korda siis rakendust kasutama hakkate, et siis teil on võimalik siis oma kasutaja registreerida. Et hiljem saab selle sama meiliga siis seal sign inist kas siis otse sisse logida, et teie telefon peaks selle parooli salvestama või on võimalik ka Google'i kaudu, et seal on olemas Google'i link, et saab otse Google'ist siis sisse logida, kui see kasutaja on meil juba süsteemis olemas. Et siin registreerimiseks, et lisagegi enda meiliaadress, kas enda meiliaadress või korteriühistu meiliaadress, kuna meil saab tellida tööd ka siis eraisikuna, siis soovitan tegelikult lisada siis näiteks korteriühistu juhatuse liikmel või juhatuse esimehel enda isiklik meiliaadress, mille me saame siis hiljem ära siduda siis korteriühistuga. Seda ma näitan ka. Ja siis parool ja tuleb ka siis täispikk nimi. Ja vajutate, et olete siis kasutustingimustega nõus ja panete sign up ja te oletegi juba registreeritud. Kui siin tekib küsimusi, võite kohe küsida, siin enne tekkis selle kohta küsimus ka. Vist mitte. Aga liigume edasi, liigume järgmise punkti juurde. Et kui te olete nüüd registreerinud, siis on profiili täiendamine. Ja kõige tähtsam on, et kuna te olete just korteriühistu esindajad praeguses kõnes, et siis sätete alt, kui te olete registreerinud, teil tuleb vasakpoolne esimene pilt ette, et minu puhul siis näiteks Tere Toomas, et teie puhul teie enda nimi, Tere Sergei näiteks, et siis paremal all nurgas on selline hammasratas, et selle peale vajutades tuleb teile ette seaded. Ja soovitan valida, et korteriühistuga ära siduda, et võtke Max Info ja kui te olete Max Info avanud,
siis tuleb teile ette nii-öelda kolmas pilt ja saate vajutada nii-öelda ettevõtte peale sinna. Kui te olete ettevõtte peale vajutanud, siis te saate lisada siis nii-öelda korteriühistu registrinumbri, siis aadressi ja ka siis korteriühistu nime. Ja pärast seda vajutate ühenda, siis ta ühendab nii-öelda meie süsteemis korteriühistu siis ka teie reaalse korteriühistuga ära. Nii, Märt, sa chatis vastad, see on super. Ja üks asi veel, siin oli küsitud, et kas ilma krediitkaardita või debetkaardita või maksekaardita ei saa, et tegelikult saab, et on võimalik teha ka ettemakse siis sellele kontole. Ja kes teab, tulevikus võib-olla on ka võimalik perioodilised krediitarved, et sellega me veel teeme tööd. Aga vastus on, et saab ilma krediitkaardita tegelikult ka, aga lihtsam on krediitkaardi ka. On minu arvamus selle koha pealt, et eks seal oleneb võib-olla natukene ka kasutajast. Just, et kui krediitkaarti ei ole, siis tõesti, et ei ole muret, et nagu eelnevalt mainisin, et Märt ka mainis, et see ettemaksu võimalus on olemas, aga et ongi palve, et kas siia samme chati meie sinna supporti meilile, et panen ka siia supporti meili uuesti üles, et saate oma ettepanekuid nii-öelda lisada, et kuidas võiks see makselahendus nii-öelda teile veel mugavam olla. Et see ongi praegu see koht, et kuidas me saame teile seda võimalikult nii-öelda mugavamaks muuta. Aga liikudes rakenduse või siis registreerimisega edasi, et kui te olete nüüd korteriühistu andmed sinna lisanud, et piisabki ainult siis registri koodist, aadressist ja ettevõtte nimest ja kui te vajutate nii-öelda ühenda. Ja sealt, kui te vajutate ühenda, siis tuleb nii-öelda meile teavitus, et te olete nii-öelda süsteemis sidunud ja nüüd, kui te soovite saada nii-öelda admin õigused, et see on just sellepärast, et iga suvaline isik ei võiks teie korteriühistu alt või nimelt mingeid asju tellida, et sellepärast tuleb teha järgmine siis samm, tuleb rääkida siis meie nii-öelda customer service'iga või siis klienditeenindusega, et ta saaks teid ära identifitseerida, et te olete reaalselt see inimene ja siis te saate ka need admin õigused. Selleks on seal, kui te olete nüüd korteriühistu ära registreerinud, et siis seal all on selline lause, et krediidi või krediitkaartide lisamiseks võtta meiega ühendust ja krediiti ja krediitkaarti saabki lisada siis ainult siis see admin õigusega isik. Et meie silmis, et ta peaks olema siis korteriühistu juhatuse liige, kui te soovite nii-öelda tellida siis korteriühistule mingit abikätt. Ja seda saab selle lingile vajutades, siis te saate otse endale sobiva meili kaudu seda teha ja siis me saamegi sealt nii-öelda kindlaks teha, et te olete reaalselt see isik, kes soovib korteriühistu nimel või ka näiteks ettevõtte nimel seda tellimust teha. Ja kui nüüd olemegi selle asja nii-öelda kindlaks teinud, et te oletegi tõesti see isik, siis te saate nii-öelda õigused. Ja saate õigused lisada näiteks uus kaart, et siin on krediitkaardid, et saategi lisada siis korteriühistu krediitkaardi ja samamoodi, et siin pildil on juba lisatud siis ka krediit, et te saate ka siis pärast ettemaksuarve tasumist, et samamoodi meie nii-öelda klienditeenindusega saate selle punkti läbi rääkida, et näed, soovin meie korteriühistu või ettevõtte kontole soovin 400 eurot krediiti, siis meie saadame teile ettemaksuarve ja ettemaksuarve tasumisel, siis te näete seda ettevõtte krediiti ka enda profiilil. Ja selle krediiti te saategi siis tellimisteks nii-öelda kasutada. Ja pärast seda te oletegi tellimisteks valmis. Kas siin koha pealt tekib küsimusi selle registreerimise kohta veel? Minul on, miks see nii hirmus keeruline on. Mina olen alati tellinud, ma olen 40 aastat olnud korteriühistu esimees, helistan
tuleb inimene, teeb ära, ma usaldan, saadab minu meilile arve, on tasutud. See on nii kohutavalt raske, keeruline ja paha, et noh, ma mõtlesin, et ma lahkun siit koolituselt. See on inimeste piinamiseks nagu tehtud. Mu otsene arvamus on see, et ma küsin kogu aeg chatis, kas saab ööpäeva ringselt, kas saab avariisid likvideerida. Meil on telefoninumber väljas, seal teadete tahvlil helistame, inimesed helistavad, on kõik korras. Enne olid ka küsimused, kes vastutab mille eest. Seaduses on kirjas, et korteriühistu juhatuse liikmed vastutavad. Meil ei ole mingit probleemi, telefoninumbrid 2 tükki on olemas ja meil ei ole midagi rohkem vaja, see on mingi kohutav süsteem. Miks ei saa telefoni teed selles mõttes, et ega eks on, me oleme nagu abivahendid, kui teil siiamaani selliselt nagu toimib, eks ju, et siis... No palju paremini toimib. Ega siin ongi erinevad, et mina isiklikult jällegi näen nagu telefoni teel tellimisel nagu väga suuri nagu riske, et kui teil on nagu välja kujunenud sellised inimesed, eks ju, ja no, aga loomulikult. Siis on isegi võib-olla teil see asi nagu töötab, et aga noh, jällegi, kui see ettevõte tuleb, esiteks on ettevõtte arved on nagu kallimad, väiksemad ühistud ei saa isegi endale lubada mitte selliseid asju. Ja teine asi on see, et sellest tellimusest ei jää maha mitte mingisuguseid nagu märke, eks ju, et kui pärast on nagu mingisuguses osas tekib nagu vaidlus või asi, eks ju, siis teil ei ole nagu mitte millelegi nagu tugineda ja kokkuvõttes on, kui me nagu räägime ikkagi, me püüame nii-öelda siinpool esindada natukene sellist kaasaegsemat lähenemist nagu tööde nagu tellimisele, eks ju, et kui te telefoni teel helistate kellegile, siis keegi peab pärast tegema mingisuguseid arveid, keegi peab mingeid kokkuvõtteid, asju, eks ju, et meil teeb kõik selle asja, selle töö ära, see meie algoritm ja meie rakendus, eks ju, siin nende inimeste eest, ja see jällegi teebki nii-öelda kokkuvõttes ka selle teenuse ja selle töö nagu tellijale ju odavamaks, eks ju. Andke anteks, aga miks teid vahele vaja on? Kui ma tellin, firma teeb kohe arve, kui töö on tehtud. 40 aastat, kuulake, ma lõpetan. Võime seda vestlust pärast koos... 40 aastat, 20 korteriühist. Firma puhul teil ei saa olla midagi, firma ongi vahendaja seal vahel. Ja firma puhul rakendatakse oluliselt teisi makse, mis teevadki, kuna te ise ei ole ka käibemaksu kohuslane KÜ-ga, võib-olla te olete, eks ju, et siis teil on natukene see soodsam, et see ettevõttelt tellimine ongi kallim KÜ-le, sellepärast, et KÜ üldjuhul käibemaksu tagasi arvestada nagu ei saa. Meil on ilma käibemaksuta firmad ja meil tuleb alati odavam. Kui mida rohkem vahendajaid võtta, mida rohkem suusid seal vahepeal on, seda kallimaks ta läheb. See ettevõte firma on samasugune vahendaja tegelikult, eks ju. Aga milleks vahendajad? Me saame ise palju paremini hakkama. Ma korra segan siia vahele, et proua Mare, et ega tegelikult see ei ole ju kohustuslik, see on lihtsalt üks võimaluse pakkumine ja kui te ka ei soovi siin rohkem osaleda... Ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma saan aru, aga ma tahtsin öelda, et see vahendusfirma võiks ikkagi nii teha, et saaks kergemini lihtsamalt ja ka telefoni teel. Mõne jaoks on ka see rakendus. Ma kommenteerin siia vahele ka, Marel tegelikult väga hea punkt on ja tõesti, et kui korteriühistul ongi need lepingupartnerid olemas, kellega te olete rahul, siis tõesti see on väga super. Aga nagu sa mainisid, eks ole, et te teete kõne või samamoodi, et te tellite mingi ettevõtte ja nagu Märt mainis, tegelikult see sama ettevõte on ju vahendaja. Ta vahendab enda töömehi teile, ta võtab ise palju suuremat vahendustasu. Teie saate tellida läbi platvormi tunduvalt soodsama sellise vahendustasu või litsentsitasuga, mida meie tegijatelt küsime, et tellida otse selle sama töölise, kes näiteks seal samas kuskil ettevõttes töötab. Ja miks on see rakendus selline sisse logimine nii võib-olla keeruline, kui võib mainida? Et ongi just sellepärast, et me saaksime olla kindlad, et te tõesti olete selle sama ettevõttega seotud, et te olete see inimene, kes seda teenust tellib, sest et võib-olla näiteks tulebki, et kuskil teie korteriühistu nime alt tehakse väga palju tellimusi ja pärast on jama pealas. Et sellepärast ongi see registreerimine ka selline, et me saaksime kindlad olla, et te olete tõesti see inimene, kes selle tellimuse või selle korteriühistuga seotud. Ma vabandan veel kord, ma väga vabandan, aga meil ei ole ühe korra tellinud selle rakenduse kaudu ja selle rakenduse selle loogika nagu läbi käinud,
siis tegelikult nad saavad aru, et see on nagu lihtne, aga eks ta on nagu selles mõttes, et nagu iga uue asjaga, et kui ma omal vanatädile käisin nupuga telefoni nagu selgeks õpetamas, ta alguses ka nagu ei tahtnud seda omaks võtta, aga kui ta sellega helistama õppis, tal oli nagu väga hea meel. Et suures plaanis on nagu ma arvan, see pilt siin sama. Just, aga Mare soovisid lõpetada veel. Ma väga tänan teid, Toomas. See on väga head mõtted kõik ja muidugi tuleb edasi areneda ja ma ei taha nupuga telefon olla, aga Tartus on üks torumees, Kägo on ta nimi, seda tellivad kõik haldusfirmad. Mina tellin otse, ta võtab meilt 30 €. Ma olin ükskord välismaal, ütlesin, et tellige haldusfirma ja tõsiste parve ka. Tellige haldusfirma kaudu täpselt sama solgitoru tühjaks tõmbamine 150 € vahendajale. See sama töömees, kes tuleb oma masinaga toruga 30 € ja teeb kohe korteriühistule arve. Ja ta teab, et meie oleme meie, ta tunneb 40 aastat, ma tunnen neid, milles on küsimust. Ma ei pea ju tõestama, et mina ei ole kaamel, vaid mina olen. Ei, just see ongi, teiselt poolt ongi ka tegijaid, et me ei lase ka kõiki teenusepakkujaid meie platvormil, et me teemegi kindlaks, kes need teenusepakkujad on. Näiteks, kui see sama torumees ei saa tulla, ta saadab hoopis oma tuttav või sõbra, eks. See on väga super, kui teil tõesti on need kontaktid olemas, aga väga paljudel inimestel ja ettevõtetel ja korteriühistutel ei olegi neid kindlalt välja kujunenud kontakte olemas. Ja sellepärast näeme, et meie see marketplace on see võimalus, sest et meie teemegi sellise musta töö ära, et te saaksite neid tegijaid siin platvormil usaldada. Et võib-olla see torumees, keda te tellite, et ta saadab järgmine oma sõbra, kes teeb mingit paksu pahandust seal, ja ei ole kindel, et kas tal on ka mingi kindlustus peal või kes siis pärast seda asja ära likvideerib, et sellepärast see platvorm ka, et siin jäävad igast sammust jääb märk maha. Ja head töömeest ei tohi kahtlustada, ta ei saada mitte kunagi sõpra, on 2 meest, tuleb üks nendest. Mõlemad ei ole haiged ka, võib kahtlustada, kas te olete korteriühistust, kas torumees teeb haltuurat, ei tee. Ta on aus ja ta ei saada kunagi sõpra. Me võime mõelda, et võib-olla ta on kriminaalkurjategija, ta peab istama paberit, ta ei ole. Niimoodi võib ükskõik kuhu jõuda, aga see ei ole õige. Aga ma rohkem ei küsi ega ei vasta midagi. Aitäh! Mare, võid kirjutada meile meilile, et kes see tegija on, hea meelega me lisame ta ka meie platvormi, sest et usun, et ka teised... Ta ei soovi mingeid platvorme ja me ei jaga oma head töömeest, ta on üleküllatud, ta ei taha mingi platvormide kaudu tööd, ta tahab otse teha, ta on usanduslik suhe ja suhtlemine. Vaat sellele mehele ma võin saata, kellel on see nuppudega telefon ja kes ei taha platvormis ka olla. Aga tal on tööd liiga palju, sest ta on aus, korralik ja odav. Ja platvorme ta ei taha kindla peale, vastu tahtmist ju ei saa. Aga aitäh, veel kord aitäh. Jaa, palun. Nii, aga liigume edasi. Märt, kas chatis oli veel mingid muid küsimusi juures? Siin oli, siin on üks paar korda on esitatud, ma ei ole jõudnud sellele vastata, et kas perioodi, hoolduslepinguid on ta siis renoveeritud maja või mis iganes, eks ju, et on teatud seadmed ja teatud asjad, mis nõuavad perioodilist hooldust. Siin on kahte pidi. Meie rakendus otse teiega hoolduslepingut sõlmida ei saa. Küll aga, kui te leiate endale sobiva tegija, tegelikult nende perioodiliste hooldustega on 2 nüanssi. Et üks asi, kas see litsents on ettevõttel, kus siis keegi isik käib seda tegemas. Või teine asi on see, et see kutse või pädevus oleks olemas sellel isikul. Kui nüüd leitakse isik siit platvormilt või platvormi väliselt, kellel on see pädevus olemas, näiteks teha siis elektritöid või siis seda käitu või siis sellist mingit gaasiseadme hooldust, siis te saate sõlmida temaga selle hoolduslepingu ja tellida teda siis mingisuguse aja tagant omale seda hooldust sinna tegema. Et see on võimalik ja täites siis ise seal seadme juures seda hoolduspassi. Aga kui te soovite selliselt täistöövõtuna sellest murest vabaneda, ehk et panna see kohustus talle iga perioodi tagant, mingi teatud perioodi tagant meelde tuletada seda, siis on vaja sõlmida temaga platvormi väliselt mingisugune kokkulepe või leping. Et me ise seda teenust otse ei paku, me vahendame, aga see hoolduse leping tuleb sõlmida meie platvormi väliselt.
ma ei tea, kui sellest oli abi sellest vastusest, et võite täpsustavaid küsimusi saata. Nii vist chati, jah, tuli ka vastused, tänud. Aga liigume siit edasi, et kui nüüd, et kui registreerimine on tehtud, et siis ongi võimalik ka see tegija tellida, et kui teil ongi kas siis ettemaksuarvega laekunudki siis see krediit või te olete lisanud krediitkaardi, teil on maksevõimalused ka juba lisatud, siis ei jäägi muud üle, kui minna otsima seda õiget tegijat. Et selleks, kuna see käib asukohapõhiselt, et see rakendus või äpp leiab asukohapõhiselt teile kõige lähimad ja kõige siis adekvaatsemad parimate hinnangutega tegijad, siis esimese punktina lisage asukoht, kus te soovite seda tööd tellida. Et selleks on paremal üleval nurgas rakendus siis asukoha märk, vajutate sinna peale ja sealt siis tänava ja maja numbri järgi leiate selle õige aadressi üles. Et kui on aadress lisatud, siis kuvatakse teile populaarsed kategooriad olid juba ees seal, et siis on õige aeg leida või õige punkt leida see sobib töö, et rakendus saaks aru, et kus te seda tööd hakkate tellima, siis lisasite aadressi ja nüüd ta tahab teada, et mida te soovite tellida, et millised tegijad teil vaja näha on. Et seal kohe teie nime all on näha siis leia tegija märksõnaga, et soovitame kasutada seda, et all rakenduses on näha, siis alumises osas on näha ka populaarsed kategooriad, kus on kõige rohkem tegijaid tellitud või on kõige rohkem siis aktiivseid tegijaid just sellel samal ajahetkel. Aga soovitame tellida või otsida töö märksõnaga, siis te leiate kõige kiiremini selle sobiva tööga üles. Et näiteks mina otsisin siin elektritööd ja kui te nüüd vajutategi selle elektritööde kategooria peale, siis ta kuvab kõik tegijad siis selle sama Veerini 40A ümbruses Tallinnas, et kes seda teenust pakuvad. Ja pluss on võimalik ka siis neid tegijaid sorteerida hinnangu alusel, hinde alusel ja samamoodi siis hinna alusel, et kes millise hinnaga tööd pakub. Et selle järgi on võimalik neid tegijaid sorteerida. Et siin on ka siis sorteerimist jutt, et samamoodi, et kui te vajutate nüüd konkreetse tegija peale, et siis te saate näha, mida see tegija on varemalt teinud, millega ta tegutseb ja siin tegijate kuvas, et on näha ka, et kas ta tegutseb ettevõttena või ta tegutseb siis eraisikuna. Et kui ta tegutseb ettevõttega, siis on tal kohe nimi juures, eks ole, et ettevõtte nimi, Service Pro OÜ näiteks, Joel Henry puhul, et siis te näete, et kuidas ja kellelt lõpuks see arve tuleb. Ja kui te olete nüüd selle õige tegija välja sorteerinud, siis ja see õigete kriteeriumite alusel ta välja valinud, et näiteks valinudki siit näite puhul Joel Henry, siis te saategi täpsemalt uurida tema profiili ja saate ka temaga sõnumites siis suhelda. Et miks me oleme chati või siis need sõnumid siia juurde lisanud, ongi see, et jääks jällegi märk maha, et kui on mingid kas kahtlastegevust või teine punkt, et te saate, mis on kõige tähtsam punkt, et te saate detailid enne siis tegija tellimist juba läbi rääkida, et milliseid, kas ta täpselt tegutseb näiteks konkreetsete elektrikilpidega, et kas ta on selliste mingite näiteks juhtmetega kokku puutunud või mingite muude tööde puhul, et kas ta on sellise viimistlusega tegelenud, et mida iganes. Ja pluss te saate lisada ka pildi, et siis konkreetsete küsimustega, et kas ta tegeleb mingi kindla alaga ja kas ta näiteks on nendel kuupäevadel tööks valmis. Kui ta ka suhelda ei soovi, siis te saate otse tegijat tellida ja
kui te nii-öelda telli tegija nupu peale nüüd vajutate, mis oranžiga on seal näha, siis ta kuvab teile ette siis sellise töökirjelduse. Et siin te kirjeldate lühidalt tööd, et tule vaata mu elektrikilp üle, juhtmestik üle, et vaja kuskil mingeid lampe liigutada ja saate juurde mainida, et endal töövahendid puuduvad ja pluss te saate ka pärast töö tellimist veel tegijaga nii-öelda chatis suhelda mingid detaile, mida veel on vaja kaasa võtta. Ja samamoodi saate siis töötellimuse juurde lisada ka pilte, valida 3 ajalist eelistust, et millal, mis ajavahemikul, kas siis hommikul, lõunal, õhtul on teile kõige sobivam, et ta nii-öelda kohale tuleb. Miks ongi nii-öelda 3 seal, et siis kindlal päeval võib-olla see nii-öelda temale ei sobi või teile ei sobi, et kui ta peaks mingi aja nii-öelda sealt valima ja töö vastu võtma. Ja kui te nüüd tegijad tellite, et siis jälgige, et te tellite siis selle sama ettevõtte või korteriühistu siis nimelt. Et kui teil on seal enda isiklik nimi, et näiteks minu pool oleks seal Toomas Tammus, et siis see juba tekitab nii-öelda küsimuse, et kas ma tõesti, et tahan seda tööd nii-öelda isiklikule arvele või ikkagi korteriühistu arvele ja pluss, kui te vajutate telli tegijast, ta küsib sellega teilt üle. Et korteriühistu puhul jah, et siis jälgi, et tellite ka selle töö korteriühistu alt, et siin oli ka selle kohta nii-öelda küsimus. Ja kui on tellimus tehtud, siis tegija vastab teile, saategi täpse aja kokku leppida ja pluss siis, kui on töö tehtud või kui tegija on kohal kõigepealt, siis ta paneb kella käima ja kui on töö lõpetatud, siis saate koos selle töö üle vaadata, siis ta paneb kella kinni ja pärast seda liigub automaatselt arve siis selle korteriühistu meilile. Kas siin on küsimusi tellimise kohta? Chat jälle vilgub, ma näen. Märt, kas sa oled jõudnud vastata ka? Ikka. Ma olen püüdnud siin järjest vastata. Okay. Väga super. Valentina küsib, ma õigesti aru saan, kas et robootikat ehk siis nii-öelda koolitus või midagi muud, kas meil on ka tööde nimekirjas olemas. Et jah, et kui te tellite eraisikuna, et siis leiab sealt ka selliseid pehmemaid alasid, et kas ongi mingid nii-öelda koduõpetajad või kõiki muud, et mida koroona ajal oli hästi populaarne, et telliti koduõpetajaid koju, kui koolid olid kõik kinni. Et ka need võimalused on siis eraisiku puhul täiesti olemas. Kas meil oli jõuluvana, oli ka jõulupäeva? Tõesti, jõuluvana oli ka ja pluss ka iluteenused näiteks, maniküür ja pediküür, mis siin telliti. Siin on küsimus, et kas saab ka tükitöö hinda kokku leppida. Hetkel seda võimalust ei ole, et on puhtalt siis tunnipõhine ja ka tõesti. Ma korra täpsustan ka, et selles mõttes, et põhjus, mille pärast, kuna tegemist on nagu, ma ütleks, et kõik alla 5000 euro tööd on väike tööd, aga nende väike tööde tellimisel üldjuhul kliendid ei ole selle, kuna enamus tööd niikuinii maksame inimeste aja eest, siis on mõistlik ka maksta selle aja eest, mida me nagu kasutame. Ja selle tükitöö kokkuleppimisel on alati üks pool, kui näiteks me oleme ka ehitusettevõtja. Kui me läheme teeme tükitöö pakkumist, siis me arvestame sinna sisse kõik võimalikud riskid ja varud ja reservid, et me mitte mingil juhul ei saaks hävida selle tööga. Aga väike tööde puhul on nad proportsioonis selle töö tegeliku maksumusega ebamõistlikult suured. Sest kui me räägime 100 eurosest tööst näiteks, isegi kui ma pean ettevõtte puhul inimese saatma pärast tagasi midagi tegema, siis mu juurdehindlus oleks 100% sellele. Aga kui me räägime nagu suurtest töödest, näiteks ma ei tea 100 000-sest kortermaja renoveerimisest, siis kui ma panen sinna 10% varusid ja reserve ja katteid peale, siis selle eest mul saavad inimesed käia ja tegeleda seal mõningate probleemidega, mida ma võib-olla ei osanud ette näha.
Ja seetõttu väike töö oma printsiibist, oma olemuselt lihtsalt ei sobi tükitööks. Ja seetõttu me lähtume ka selles osas nagu tunnihinnast, et tegija saab täpselt selle aja eest, mis ta seal on olnud, ei küsi rohkem ja klient maksab ka selle aja eest, mis ta siis nagu see tegija seal tööd tegi. Nüüd teine pool sellel asjal on see, et väiketööde juures tuleb palju selliseid ootamatusi, mida ei osanud nagu ette näha. Ja ettevõtjad hakkavad sealt küsima teilt kohe lisatöö eest igasuguseid ägedaid summasid. Et see on nagu see pool, kus see on täiesti tavaline, et väiketööde puhul inimene, kes ei ole selle eriala spetsialist, ei oska võib-olla seda lähteülesannet püstitada sellisel kujul, et nüüd pakkuja saaks kõik asjad täpselt arvestatud. Et see on ka põhjus, miks on laste spetsialist tuleb kohale, te näitate ära, mida te tahate ja siis ta teeb selle asja lihtsalt ära. Et see on nii-öelda päris kindlasti kõige otsem ja ausam ja lihtsam tee selle tulemuse jõudmise. Et me võime seda kunagi keegi, kes tahab seda nagu arutada, me võime kusagil seminari või konverentsi oponeerida, kui keegi tahab väita, et väiketööde puhul on kokkuleppe hind kellegi mingisugusele osapoolele parem, siis ma olen nagu täiesti vastusele. Just, et siin tuli järgmine küsimus ka kohe, et millise summa tuleks ettemaksu või milline summa tuleks ettemaksu arvele kanda, et kuna ei tea, eks ole, et kui palju võib mingi töö maksma minna, et ettemaksu arve võimalust, et soovitame kasutada just sellise pikema aja jooksul. Et kui te teategi, näiteks on teil suveperiood tulemas või teate umbes, et näed, aasta jooksul läheb selliste pisitööde jaoks selline summa või poole aasta jooksul läheb selline summa, et nii-öelda maksma, et pisitööde kulud, et siis soovitame ka nii-öelda perioodi lõikes mingi konkreetne summa sinna peale kanda. Et seda me soovitame, et mitte lähtuda siis kindlasti tööst, vaid natukene pikemast perioodist, näiteks 6 aega või 3 kuud, et te saategi olla valmis kiiresti reageerima, et teil on kindel summa seal ettemaksu arvel olemas krediidina. Ma loodan, et see vastas küsimusele. Pomerants küsis. Ajatööd saab ka venitada. Ma olen täiesti nõus, aga ma tellijana, kui ma näen, et keegi kummi venitab, siis ma saadan minema. Ja kogu aeg loomulikult peale nagu ei passi, aga see risk on oluliselt väiksem. Tõesti, et kui te näete, et see ongi meie teha juba, et kui näetegi tellimisel, et keegi venitab või saab muu halvaga hakkama, siis andke teada. Ja meie töö ongi siis kas seda tegijat siis noomida, kas me blokeerime ta üldse meie platvormilt ära, et mitte keegi ei saaks teda enam tellida ja meie saame siis teile mingi hüvituse teha. Et see on täiesti juhtumipõhine ja sellepärast tulebki igasse juhtumisse süveneda erinevalt. Aga kui tõesti näete, et mingi tegija kas siis ongi laiskleb, ei viitsi tööd teha, siis kohe anda meile teada ja meie saame siis edasi tegutseda. Et see ongi selle platvormi mõte, et meie elimineerime kõik siis halvad tegijad või need tegijad, kes ei ole pädevad ja kvaliteetsed. No iga keskkonna ülesehitamine, eks siin võtab ka aega, et inimestel harjumist ja korraliku kogukonna loomist ja eks meil siin järgmises arenduses tulevad ka sellised chatid ja hinnete andmised paremini, et see peaks hakkama nagu sellist elavat elu elama, see keskkond. Ja nüüd siin, et kui pikem vahe tuleb sisse, kas raha tagasi ka kannate, ma arvan, et siin all mõeldakse siis seda, et kui tehakse ettemaksukontole mingisugune summa ja nähakse, et seda ära ei kasutata, loomulikult kirjutate meile, me saame teile selle raha tagasi kanda siis nagu tagasiarve põhjal. Kas ma pean tööl kõrval passima? Ei pea. Loomulikult ei pea.
mina olen kasutanud seda, et kui tegija tuleb kohale, vaatan talle otsa, räägin taga ära, näitan ära, siis küsin, et aga mis sa arvad, kaua sul umbes läheb? Ja kui on nagu nii-öelda kompetentne tegija, siis ta vaatab peale ja ütleb, mulle umbes nii kaua ja ma saan tegelikult juba siis ära hinnata, et kas mul on selle jaoks raha või kas ma tahan temaga seda teha või mitte. Või kui ta tundub, et liiga kaua, eks ju, siis ma tean võib-olla jälgida või kui pärast läheb rohkem, siis ma tean küsida, et miks rohkem läks, eks ju, aga see jällegi et igal tööl tuleb ette mõnikord natukene ootamatusi ja sellepärast ongi see tunnitöö nagu hea, et siis on võimalik nende ootamatustega õiglaselt nagu tegeleda. Et kui näiteks mina pakuksin korteriühistule väike tööd ja see töö nagu, ma ise arvutan välja, et selle töö oma hind on 120 €, siis ma suure tõenäosusega alla 300 või 400 € seda üldse pakkuma ei lähegi. Et seal oleks kaetud see, kui ma pean kas või ühe korra sinna tagasi minema ja mingisuguseid selliste ootamatustega tegelema, sest ettevõtte jaoks on iga tund on kellegi inimese tasu, palk, autode kütused ja ajad ja asjad ja seda lihtsalt ei saa lubada. Aga kui see tegija seal koha peal on, läks tunnike 2 kauem, mõtles, et teeb 6, läks 7 või 8, põhjendab ära, polegi hullu midagi, eks ju. Loodan, et sellest vastust oli abi. Toomas jätka. Just. Järgmine küsimus ka, Märt, sulle. Kuidas korruptsiooni välditi? KÜ juhatus ostab pidevalt vennapojalt töid näiteks, millised? Ma ütleks, et selles mõttes on siin on võimalik võib-olla isegi vähem vältida korruptsiooni kui niisama arvete esitamise juures. Siin on võimalik vältida rohkem korruptsiooni kui arvete esitamise juures, et arvete taga saavad olla lõpuks ükstaspuha, millised ettevõtted või ettevõtjad, et siin sa pead tellima konkreetselt isikult. Et ma arvan, et iga KÜ juhatus peab ise nagu vaatama, et ta oma KÜ-s korruptsioonil kohale ei lase. Just, kui on nii-öelda ka meie platvormil näiteks, eks ole, et korteriühistu tellibki läbi Handise, aga tellibki pidevalt näiteks ühte sama inimest. Kui on see kahtlus, siis andke kindlasti teada, sest et meil jääb igast sammust jälg maha ja meie saame nii-öelda teha siis vastavaid nii-öelda selliseid vastumeetmeid, et kui see otsus on põhjendatud, et siis me saamegi selle tegija sealt likvideerida ja samamoodi me saame ka tellija likvideerida, et kui ongi midagi kahtlast seal olemas. Aga ma korra toon selle ka välja, et ega iga vennapoeg ei ole ka potentsiaalne korruptant, et selles mõttes on mõned on nagu head tegijad, jällegi juhtumipõhine, et samamoodi nagu selle ajaga, et kui on pahatahtlikkust, siis me uurimegi seda lähemalt ja saamegi selgusele. Sest tegelikult on hästi lihtne korteriühistu puhul hinnata, et ega mingi töö pidi tehtud saama ja kui sellele tööle peale vaadatakse, siis kindlasti on võimalik tuletada ka mingisugust aega, et mis selle töö tegemiseks võiks nagu aega minna. Ja kõik see ajakulu on meie platvormil nagu näha. Kui materjalid on eraldi nagu reaalne näha, ka seal arvel pärast, mis nagu te saate, et selles mõttes ta on päris nagu läbipaistev, ja kui keegi nagu võtab aia värvimist 50 € tund, ma arvan, siis tekib juba kõikidel korteriühistu liikmetel selle juhatuse osas nagu päris sügavaid kahtlusi, eks ju, et seda nagu teha ei saa, et mingi mõistlikkuse piir kindlasti nagu igal erineval tööl on ju olemas sellel tunni hinna suurusel, ja seda ka on võimalik ka pärast äpist nagu vaadata, et miks sa tellisid 50 € mehe, kui sama inimese võib tellida ka 15 või 20 € tunni hindega, et siis saab neid küsimusi nagu esitada. Just. Valikuvõimalused, seda me võib tagant järgi logist, me kindlasti on võimalik vaadata, kui mingi suurem uurimine algatatakse, aga niimoodi otse teda nagu näha logis tegijatel ja tellijatel ei ole. Nii nagu igas digitaliseeritud ettevõtmises, siis kogu ajalugu on tegelikult võimalik uurimisorganitel taas esitada. Aega hakatakse lugema, kui ma kutsun kellegi sinna, siis ma ütleks, et iga minut, mis ta teiega juttu räägib ja teid konsulteerib ja seal on, eks ju, et siis on see nagu tööaeg, eks ju, et ega kõik asjad, nii nagu me taandame väga paljusid asju rahale, siis mis puudutab tööd,
siis kõik tegelikult taandub selle inimese ajale, eks ju, et ma arvan, et kõik inimesed, kes siin kuulavad, siis päeva lõpp, iga kuu nad tahavad saada mingit tasu, ja selle tasu eest nad müüvad iseenda aega. Et kas ta teeb seda tööd või ta peab kuulama kedagi või te käite oma koolitustel, oma tööandja koolitustel, see kõik läheb tööaja juurde. Täpselt sama on siin, kui te tellite inimese ja panete ta midagi tegema, kas ta juhendab teid, saadab teda tööle või teete midagi, siis mina arvan, et õiglane on, et see läheb kõik tööaja juurde, eks ju. Mul küll oli see nädalavahetus, kui siin käidi nagu kuure ehitamas, siis ma küsisin nagu tegijalt, et kas sa nagu oma rakendusega tööle paned. Et siis, kui ma alustan, ütlesin, et aga kas see, mida sa praegu teed siis iseenda jaoks, et vead seal omal pikendusi ja rääkis minuga läbi, kuidas ta plaanib mingeid asju teha. Noh, siis ma arvan, et see on ikkagi töö osa. Kohalesõit ei ole töö osa. Et nii nagu ka tööle sõit ei ole ju tööaja osa. Et mida saab tööaja juurde lugeda? Oleme rääkinud klientide tegijatega, et olenebki täiesti ka omavahelisest kokkuleppest. Et kohalesõitu me ei loe, aga mida me saame lugeda ongi näiteks, kui tegija tuleb kohale, näeb, et okei, seal on mingit juppi vaja. Et ta teab, et näed, seda juppi saabki näiteks mingit konkreetsest kohast või ehituspoest, aga ehituspoeni on vaja kohale sõita ja olla seal koha peal, et tegija raiskab oma aega. Et selles suhtes see isiklikult olenebki kokkuleppest, läheks tööaja alla. Aga kui tegija ja teie kui siis tellija saate kokkuleppele ja tegija tuleb vastu, et siis tegija saab selle töö pausile panna. Jah, näiteks selles mõttes ongi see, et mõni professionaalne tegija, eks ju, siin on väga erineva hinnaga tegijaid on platvormil ja ega nii nagu see on ka ettevõtete puhul, eks ju, et ega siin ka mõni tegija küsib päris krõbedat hinda esmapilgul, aga ta võib-olla teeb selle töö väga kiiresti ära, eks ju, ja tema võib-olla tõesti, kui tal on pandud seal 35 eurot tunni hind, siis selle raha eest ta võib-olla poes ei käi, eks ju, et ta teeb teiega muu kokkuleppe hinna. Kõike seda on võimalik kokku leppida ja minu soovitus on see, et chatige tegijaga ennem. Chatis jääb logi maha, kogu logi jääb maha ja nii nagu siin oli ka, et küsimus ka, et kas chat jääb logi järgi või jaa. Chati jääb logi järgi ja seda saate pärast kasutada kui kokkulepe. Et see on kokkulepe taasesitatavas vormis ja selles mõttes see on kokkuleppe osa on see chat põhimõtteliselt. Just. Kas Märt vist seal üleval vastasid juba küsimustele ära? Tundub, ma seal korra scrollisin. Tundub, et said kõik vastused. Kui midagi jäi vastamata, et siin chat on päris pilgeni täis, et midagi võis kahe silma vahel jääda, et siis saate alati meile kirjutada. Et ma viskan kohe uuesti siia selle meili ka, kuhu saate siis küsimusi, läks vist otse Valentinale. Panen siia, et support@handis.com, et sinna saate kirjutada kõiki muresid, küsimusi ja mingid huvitavad lahendused. Kui te näetegi, et makse poole pealt on midagi, mis oleks teile veel mugavam, et siis me saame alati selle üle vaadata. Kui see valu on väga suur, siis me saame selle arendusse võtta. Et see ongi puhtalt arenduse küsimus, et teile võimalikult mugavamaks muuta seda rakendust. Kas kellelgi on veel jooksvaid küsimusi? Oleme juba pikalt vestelnud, et on viimased minutid võimalus veel küsimusi küsida või mingit arutelu tekitada. Meil on nagu korteriühistute liidu osas, et kui nüüd lõpuks äkki lubatakse ka näost näkku inimestel taas omavahel kokku saada ja sotsialiseeruda, siis kui korteriühistute liit meil seda võimaldab, siis me ikkagi tahaksime osaleda ka nende live-üritustel ja kui seal on ka siis need seal vaheaegadel on võimalik võib-olla siis olla meil ka oma boksiga seal väljas
ja tutvustada siis seda veel lähemalt, et ka seal saab küsimusi esitada ja et me nagu ära ei kao, et me loodame hakata neid võib-olla isegi webinare siin ka veel korduvalt tegema. Just, et väga hea küsimus veel tuli, et kuidas arvestada mitmepäevast tööd, et seal ongi see sama kell, mis mängib rolli, et kui tegija teeb ühel päeval oma töö ära, et näiteks kas ta lähebki siis mingit juppi tooma, eks ole, et meil see oli just hiljuti näide, et kus tegijal oli kell 3 päevaks pausil, et ta sai selle jupi kätte, siis läks uuesti tellija juurde ja tegi selle töö ära. Ehk siis ongi, et see kell mängib siin rolli, et kui ta ühel päeval teeb 3 tundi, paneb kella pausile ja nii kui ta siis objektil on tagasi, siis ta paneb selle kella uuesti käima ja saab oma töö nii-öelda lõpetatud. Ja ma julgustaks selles mõttes ka ühistuid, kui te tellite neid töid ja kui te vaatate, et te leia sealt kedagi, te teate, et kurat, seal on see hea mees. Et las ta võib ka registreerida ennast see platvormi, saate kasutada seda platvormi tema tellimiseks. Isegi kui ta töötab kusagil teises ettevõttes. Et see on see teine nagu pool sellest tööriistast, mis me siis täna üritame nagu teieni tuua. Et see on ka see, mille pärast nagu mina nii innukalt sellest nagu kinni haarasin, oli see, et ma nagu tean inimesi, kes võivad mingeid asju teha, aga need ettevõtted, kus nad töötavad, need ei ole huvitatud nagu meile selle hinnang seda tööd tegemast, nagu me nagu tahame teha ja see rakendus võimaldab neid inimesi tellida siis nii-öelda Altura korras või siis oma põhitöö kõrvalt ja soodsamalt. Just, et kui on huvi, ma viskan siia tegelikult ka need tegija rakenduse lingid. Et kui on huvi, siis saab kohe ka sinna nii-öelda pilgu peale visata. Nii. Ja tegija rakendus siis samamoodi, et leiab nii Google Playst kui ka siis App Store'ist ja see on siis oranži värvi, Handis tegija. Nii, Androidi lingi saatsin, aga kohe tuleb ka App Store'i link. Nii. Valentinalt tuli veel otse mulle küsimus, et kas me kontrollime nii-öelda tegijate oskusi, et mainin selle veel üle, et võib-olla mõni jõudis hiljem siia webinarile, et meie omalt poolt kontrollimegi siis nende nii-öelda kutseoskusid, et just selliste spetsiifilistemate tööde puhul, et kus on kutsetunnistust kindlasti vaja, elektritööd, korstna pühkimine või midagi muud. Ja samamoodi me teeme ka kriminaaltausta uuringu, et kui on kriminaalkaristus, siis meie platvormil sellel tegijal nii-öelda kohta ei ole. Ja tunnihind on see, mida äpis näete, see on ka see, mida maksate, et see sisaldab igasuguseid asju, mida siis maha võetakse. Just. Kas selle põhikirjast rääkisite? Põhikirjani ei jõudnud veel, jah. See on 3 pakkumise võtmist, et ma ütleks, et kui selline asi on nagu ka väikeste asjade tellimisel ette nähtud, siis ma ütleks, et see on äärmiselt nagu ahistav punkt seal KÜ põhikirjas, mis tuleks ära muuta. Aga kui me mõtleme nüüd nagu tõlgendamise osa, et esiteks see põhikiri kindlasti ei ütle, et sa pead alati odavama valima ja need 3 pakkumist tunni hinna alusel on tegelikult seal platvormil nagu olemas, eks ju, et kui te teete ka nagu valite selle töö välja ja sealt teete nendest tegijatest pildi, siis iseenesest justkui seal nagu 3 isikut nagu on.
et ma ei tea jah, kuidas seda nagu, äkki saab seda teistmoodi siis tõlgendada, aga tundub äärmiselt ahistav punkt, mis pigem nagu kerib tööde hinde üles väiketööde puhul kindlasti, kui et annab sealt selle 3 pakkuja kõrvalt mingisugust efektiivsust korteriühistule selle töö hinna osas, siis et minu arust on see nagu täiesti valesti nagu kirjutatud punkt siin valedel alustel. Samas jah, et kui tekib mingid juhtumid, nagu siin mainisime ka, et meil on alati logi olemas ja selle järgi me saamegi näha, et mis alusel see töötaja nii-öelda valiti või töötegija. Nii. Aga Angelika, mis sa arvad? Tuli vist üks küsimus veel? Praegu vist üks tuli, aga ma arvan, et kui küsimusi enam ei ole, siis me saame otsi hakata kokku tõmbama. Just. Nii. Ma arvan läbi pangalaenu, et sellistel väiksematel ehitustel pank suure tänusega ei soovi nagu näha, mida neid pakkujaid seal taga, et ma nüüd, kui see tegija selle aia lõpuks valmis teeb, siis ta saab sellest arve, eks ju, ja see arve on samasugune nagu kuludokument nagu iga teine, eks ju, et ega pank annab ka raha. Ma nüüd ei tea, kas ta annab nagu ette selle töö tegemiseks või ta annab siis, kui see töö nagu valmis, et igal juhul, see töö on läbi selle platvormi tellida on nagu iga teine, et loomulikult on ette pank laenu ei anna. Kui te olete selle aia valmis ehitanud, siis see pank annab laenu tagant järgi, et ma arvan, et siis saab ju rahulikult kasutada seda või tellida seda tööd ka selle rakenduse. Kuludokumentide saate pärast siit. Just. Ruve, jah. Nii. Ma arvan, et inimestel tekib küsimusi kindlasti veel, kui nad on nüüd seedinud seda ja siis nad saavad suhelda otse. Praegu on juba väga super arutelu olnud. Meile tuleb, Angelika, ma loodan, et saadad edasi, et selline väike tutvustus ka veel, eks ole, et mis see nii-öelda händis on. Et ja seal on siis ka muud nii-öelda kontaktandmed olemas ja pluss on ja see video jääb ka nagu nii üles, et kus on, mida saab järgi vaadata ja kus on info olemas, et kui mingid küsimusi veel tekkis, aga ma jagan natukene veel ekraani, et meil on siin lõpus üks präänik ka. Nii. Ma loodan, et ma jõuan sinna kohale kohe. Nii, ja kõik, kes on veel meiega, siis teil on üks väike präänik. Et me näeme seda logist kohe ära, et kes on nii-öelda korteriühistu registreerinud ja see präänik ongi just sellepärast, et saategi proovida, katsetada meie rakendust ja kui tekib küsimusi ja või mingid muid mõtted, et siis saategi kohe ka teada anda. Et see ongi sellise katsetuse eesmärgil, et saategi mingit tellimust juba teha ja mingit tööd juba proovida. Ja nagu me mainisime alguses ka, et siis kui te näete, et teie piirkonnas ei ole just seda tegijat saadaval või töötegijat saadaval, et keda te nii-öelda otsite või soovite, siis andke kindlasti teada, et me saame, et meie töö ongi leida need tegijad siis igasse piirkonda üle Eesti ja et kus te saate ka neid siis tellida. Vot, ma panen lõppu siia kontaktandmed ka veel. Et võite need nii-öelda maha kirjutada või Angelika, mis sa arvad, kas viskan siia lõppu ka veel need? Üks variant on see, et näiteks te saadate mulle need slaidi esitluse nii-öelda ja ma saan selle slaidi esitluse panna ka lindistuse lingi juurde, et inimesed saavad siis sealt ka vaadata, et nad ei pea kirjutama seda maha praegu. Tahtsingi mainida, et see esitlus tuleb ka kaasa, kuna siin on nii-öelda samm-sammult need registreerimise punktid ka olemas, et siis saab samm-sammult neid punkte nii-öelda järgida. Vot. Et kui on küsimusi, siis julgelt kirjutage meile, et saate need kontaktid siis Angelika käest ja leiate ka Händise kodulehelt. Ma panen siia lõppu, et keegi tahab veel äkki üle vaatama minna, et siis on olemas.
Ja olemegi ilusti 2 tundi aja täis teinud, et teist ei uskunud alguses, et läheb nii kaua, aga kui inimesed kaasa tulevad, siis läheb see aeg ilusti ära ja minu meelest täna oli nagu kõike. Oli kirge ja sellist vaidlemist ja präänik ja kõik asjad olid olemas. Nii et, ja oli ka kommentaar, et väga äge rakendus, nii et selles mõttes ongi tore, et inimesed said nagu natuke võib-olla raputada oma mõttemaailma ja mõni võib-olla hakkabki otsima endale siis ka uuemat telefoni ja mis iganes, ostavad ühistule siis uhke telefoni. Nii et ma arvan, et see läks korda meil see üritus. Just, et see meie eesmärk oligi, et teha siis või seda võimalust nii-öelda nähtavaks, et ka selline võimalus on nii-öelda olemas. Ja usun, et saime kindlasti abiks olla. Ja see mõte, et kui meil mingid üritused hakkavad olema, et siis me saame teid kutsuda sinna, et ma arvan, see on väga hea mõte, et siis inimesed saavadki teil nagu nööbisabast kinni võtta ja nagu kohe rääkida seal samas, et selles mõttes väga, väga hea mõte minu meelest ka. Ja just, et vahetusuhtlus ja arutelu kohe. Ja ka neid webinare võib siin mingisuguse aja tagant jälle ja uuesti teha, et võib-olla kas mõnele üle rääkida või teine asi on see, et soovivad veel tulla järgmised ka. Just. Nüüd need, kes täna olid ja kellele väga meeldis, siis te siis tehke reklaami oma tuttavate sõprade hulgas. Ja kellele ei meeldinud, siis te öelge, et teate, mulle üldse ei meeldinud ja siis võib-olla see tuttav mõtleb, et ma tahan siis vaadata, et mis on nii õudselt oli. Nii et ma arvan, et te võite oma emotsioone jagada igal pool, nii ühtepidi emotsioone kui teistpidi emotsioone. Täpselt ja kui ei meeldinud, siis andke meile kindlasti teada, mis ei meeldinud ja miks ei meeldinud. Saame siis oma rakendust veel paremaks teha. Et see on meie eesmärk. Ja meil on plaan iga päevaga järjest, kuna me oleme ka võrdlemisi ikkagi selles mõttes, et oma eesmärke arvestades väga nagu alguses, siis me oleme valmis väga palju kaasa arendama nii-öelda siis, kui on häid ideid ja mõtteid. Ja uusi ja keerulisi nutitelefone ei tasu karta, et ka me oma ettevõttes pidime, mis tegeleb siis ehituse peatavõtuga, pidime osadel inimestel telefonid välja vahetama, sest meil käib täna kogu objekti tööohutuse pool käib läbi nutitelefonide, et ei ole võimalik isegi ilma enam tööd teha. Ja. Sinna maailm liigub, täpselt. Aga siis tänud kõigile, nii esinejatele kui osalejatele, et kui üks osapool oleks puudu, siis oleks väga kurb meil olnud. Nii et suured tänud ja minu meelest oli see väga hea, et Handis ja mehed olid kahekesi, et nagu te nägite, siis see oli nagu väga hea variant, et selles mõttes suured tänud teile, ma oskan teinekord teistele ka soovitada, et nii on väga hea. Üks saab kohe aktiivselt küsimustele vastata. Istume erinevates ruumides ka, et üks ei sega teist. Aga suured tänud siis kõigile, ilusat õhtu jätku ja uute kohtumisteni, ma arvan, et seda võib öelda küll. Suured tänud ka. Jõudu jaksu kõigile.